No tere! Valentinipäev tuleb. Lol. Ma mõtlesin, et teeks midagi valentinipäevaks, midagi erilist on ju ja midagi lahedat ja siis ma mõtlesin, et davai, et teeks teile karamelliseeritud valge šokolaadi vahu. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et valge šokolaadi karamelliseerimine on nagu väga pikk protsess ja tõenäoliselt enamus ei viitsi seda teha. Nii et ma selle karamelliseerimise sealt vahelt jätsin ära, sest see on tõesti väga pikk protsess ja see on väga aeganõudev ja mahukas ja ühesõnaga, ega ma ise ka väga ei viitsin. Ma ise oskan seda teha, aga ütleme nii, et see on päris tüütu. Aga ma teen teile selle asemel hoopis lihtsalt valge šokolaadi vahu. Ja alustamegi kohe valge šokolaadiga. Me sulatame ta veevannil ülesse. Paneme vee siin ilusti sooja. Ja mina kasutan siis valget Belgia šokolaadi ja Belgia šokolaad, nagu te teate, juba on iseenesest hea. Ja siis, kui meil valge šokolaad on lisatud, siis selles mõttes see on ülikerge, et ta lähebki meil lihtsalt vesivannile. Siia ma keeran nüüd kuumuse natuke allapoole, sa juba näed, šokolaad libiseb, juba sulab. Kõik toimib väga hästi. Nii, aga samal ajal, kui see valge šokolaad siin sulab, ma võtan juba endale mikstrikausi ja ma teen seekord vahtu munadega. Ja munade puhul siis ma kasutan ainult munavalget ja muna kollane siis jääb kõrvale. Sellest saad Hollandi kastet teha või majoneesi või mis iganes sa parasjagu teha tahad. Ja muidugi sidrunivõiet võid ka sellest teha, nii et valikuid on palju, aga kui sa tunned, et kuule, munaga siiberdamine läheb minu jaoks natuke liiga paljuks, siis muna asemel tegelikult põhimõtteliselt sa võid vahukoort ka kasutada. Vaatame, kuidas mul selle valge šokolaadiga siin läheb. See läheb muidugi kuumaks juba, on ju. Väga hea. Valge šokolaad on juba sulanud. Kiired asjad mulle meeldivad. Oho jaa. Nii, tõstan selle siit ära. Lasen natukene tal jahtuda ja samal ajal olen korraks poti tühjaks. Nii. Keeran korraks kuumuse kinni, sellepärast, et ma panen siia kohe suhkrut. Suhkru puhul siis ma panen siia poti põhja lihtsalt. Ja miks ma kasutan siis suhkrut ja potti? Ma teen suhkrusiirupi ja ma panen natuke vett ka. Ma oleks võinud oma mõõtelusiku võtta, aga milleks on ju. Nii. Ja nüüd, kui mul on siin kõik sees, ma panen ta uuesti kuumuse alla. Nii. Ja ma teen suhkrusiirupi sellepärast, et ma tahan munavalget stabiliseerida, et see aitab mul munavahul paremini püsida ja ta tuleb lõppkokkuvõttes kreemisem. Samal ajal, kui see siin rahulikult soojeneb, ma võtan juba endale vanillisuhkru. Suhkur teeb siin ilusa siirupi, aga samal ajal ma panen juba siia endale vanillisuhkrut ka. Nii. Väga hea, ilus. Siis natukene soola ka siia. Nii. Väga hea. Ja siis miksrisse. Lasen ta rahulikult mikserdama. Nii, suhkrusiirup natuke peab veel olema siin. Ma keeran ta natukene vaiksemaks. Siis samal ajal ma segan juba toorjuustu endal šokolaadi sisse. Nii, siis ma panen siia
rabarberi kus mul siin mõõdame ka natukene, vahepeal võiks koguseid ka vaadata, aga noh, kui sulle kogused väga ei meeldi, siis tee silma järgi. Ega liiga kange ei saa kunagi olla. On ju? Nii, segame selle ka siia sisse ära. Ja nüüd ta läheb ilusaks kreemiseks. Nii, suhkrusiirup on põhimõtteliselt valmis. Tõstame natuke selle kiirust. Nüüd ta sai rahulikult siin alustada. See on meil põhimõtteliselt omadega ühel pool. Siia me paneme natuke veel sidrunimahla ka. Nii. Ja nüüd sa näed, ta on mõnus selline veidike siirupiline, et ta ei ole päris kuiv ega ei ole päris vedel, aga siis ma hakkan teda õrnalt siia sisse valama. Nii. Teeme natukene ta veel tühjemaks ka, et ilusti see kogu suhkur siit ikka kätte saada. Ma vahepeal panen ta seisma, mul on teda parem sisse panna. Nüüd ta on juba karastatud ka, et ta enam selle küpse muna või see suhkur hakkab küpsetama teda. Nii. Ja siis läheb uuesti mikserdama. Samal ajal, kui ta siin mikserdab, ma võtan nüüd natukene sidrunit. Rolli. Nii, paneme hullu ja sidrunit panen ka siia natukene, mitte jälle liiga palju, paras jagu. Ja kui sa veel ei tea, siis kindlasti mu täpseid retsepte sa saad ka mu kodulehelt. Nii et sealt sa saad välja printida, sealt sa saad kasutusjuhised, kõik saad korraga ühes kohas kätte. Nii. Väga hea. Ja sa mõtlesid, et see on nagu ainuke, mis siin maitset annab. Ei. Vahepeal ma tõmban siit, vaatan need servad ka üle, mis siin mul toimub. Panin natukene, suhkur läks siin natuke lappama. Nii. Ja läheb uuesti mikserdama. Samal ajal, kui see mikserdab, ma sain kõige nunnuma kingituse üldse. Ma sain endale väikse uhmri ja sellega ma teen ka olulisi asju. Ma võtan külmkuivatatud rabarberit. See on just see, mis sellele vahule erilise maitse annab ja ma panen siia uhmrisse külmkuivatatud rabarberi tükid. Ma üritasin jahu ka otsida, aga teate, ma jahu ei leidnud ja siis ma mõtlesin, okei, ma teen siis tükkidega ja kui sul näiteks uhmrit ei ole, siis sa võid täiesti vabalt kasutada ka lihtsalt neid samu tükikesi. Ja siis ma purustan ja nüüd sa näed, kuidas see siin lendab, mul hakkab kohe see ninnaraudselt minema. Ma tõmbasin selle endale kurku. Nii. Nii. Ja näete, vaadake, kui kiiresti käis rabarberi jahu tegemine.
Nii, rabarberijahu on siin. Minu munavalge on ka põhimõtteliselt valmis. Siis ma valan kogu selle rabarberi jahu siia sisse. Nii. Ja segan samuti siia sisse selle ära. Ja et ta siuke ikka päris siuke nunnu oleks, siis natuke tuleb veel midagi teha. Mina võtan natuke väikest abilist. Ma võtan punast toiduvärvi ja ma panen siia paar tilgakest seda toiduvärvi ja ma segan selle ka siia sisse ära. Väga ilus. Vaat see näeb välja nagu ehtne valentinipäev, on ju? See on ikka väga roosa manna. Nii. Nii, ja nüüd tundub, et oleme saanud tugeva vahu ka. Ilusti hoiab ka vist. Enam vähem. Siuke keskmiselt pehme vaht. Väga hea, ilus siidine. Seda me taga ajasime. Väga hea. Nii, nüüd ma tõstan siit väikse partii esimesena siia sisse ja vaatame, kuidas meil sellega siis läheb. Esimese partiiga võib suhteliselt lõdvalt ümber käia, et oluline on see, et sa saad ta nii-öelda töödeldavaks ja ta on siuke kreemine. Kas sa näed praegu, kui kreemine see on? See on nagu suhkruvatt ju. Oh my god. Oh my god. Ma tahaks juba süüa seda. Nalja teete või? Nii. Ja siis läheb meil kõik siia suurde nõusse tagasi. Nii. See on kui rabarberi lõhn siin ka on. Oo jaa. See on hoopis midagi muud. Nii, ja siis segame ta siia vaikselt sisse ära. Ja see on nüüd küll siuke ideaalne armastuse märk, nii et naised las pange mehed tegema, on ju. Et sa näed, see on päris ilus. See on ikka tõsiselt ilus. Nii. Ja nüüd mul on natuke kurbasid uudiseid teile. Et mina suutsin oma pritskotid maha jätta. Ja meil muid pritskotte ei ole, siis tuleb leida võimalikult siuke lihtne viis, kuidas neid transportida. Ja mina transpordin teda siis lusikaga lihtsalt ühest nõust nii-öelda teise. Et serveerimisel kasuta täpselt oma nii-öelda äranägemist, teed täpselt nii nagu tahad. Mina panen ta praegu siia mõnusalt nõu sisse. Ja ega ta ei peagi nüüd, kes teab, mis hull kaunitar olema. Ta võiks küll ilus olla. Aga kui pritskotid suudad maha jätta või sul kodus ei olegi, siis sa tead, et sa saad lusikaga täpselt selle sama töö ära teha. Et nüüd on sul 2 valikut, kas sa tõstad ta külmkappi ja külmkapis ideaalis sa katad ta ka kinni millegagi. Või siis teed värskelt ja hakkad kohe maiustama sellega siin vaikselt. Et mõlemad variandid on okeid, aga jällegi sina otsustad, mida, kui palju ja millal. Aga sellist 2 armastust täis magustoitu saad sa siit küll. Ja kaunistuseks sa võid panna, mida iganes sa tahad. Kas sa paned näiteks mandlilaaste, siis sa võid lisaks siia veel natuke seda rabarberit peale raputada. Oo jaa, Väga hea. Siis
näiteks ma panen siia värsket vaarikat veel. Näed, ilusti, vaht on piisavalt kõva, et ta ei vaju selle vahu sisse, vaid teeb ilusti siia peale ikka hoidma. Nii 1 ja 2. Nii. Ja natukene siuke ilus lilleõieke ka siia veel peale. Jaa. Nii. Ja serveerida ma soovitan alati vahetult enne nii-öelda sööma hakkamist. Et kui sa paned ta külmkappi, siis ära kohe nagu päris asju peale pane. Aga kui sa hakkad nagu kohe sööma, siis muidugi asjad ka peale. Ja kindlasti ma soovitaks midagi krõmpsu näiteks siia veel peale panna, et võid vabalt panna, noh, mida sa võid siia peale panna? Sa võid mandleid panna, sa võid panna näiteks maapähkleid, sa võid panna siia pekaanipähkleid, et sky is the limit, aga valge šokolaadivaht. Oh my god. Liisi. Ma vist ei tohiks seda öelda tegelikult. See on parem kui kodus. Ma ei saa aru. See on nagu, ma ütlen ausalt, selle retseptiga ma nägin megalt vaeva ja ma tegin seda nii palju kordi läbi ja alati midagi juhtus ja oh my god. Oh my god. Mulle tundub, et need mõlemad magustoidud on mulle, sest ma olen ju still singelas. Piip! Aga ma soovin sulle mõnusat, ma ei saa öelda pühade ootust, sest see ei ole püha, see on lihtsalt tähtpäev. Aga saada mehele retsept ja tas teeb järgi. On ju? Naudi täiega, söö, naudi, armats. Ei, ma päris kõike ka ära ei ütle, on ju. Aga davai, naudi, ole mõnus ja varsti kohtume juba jälle. On ju? Tšau!